Neile, kes ei tea, on maailmas palju saladusi, mida teadlased ei suuda tänaseni täielikult seletada. Ja kõigist maailma riikidest on Hiina tõesti üks neist, kus leidub kõige rohkem kummalisi saladusi. Miks ma seda ütlen? Sest isegi tänapäeval avastatakse selles riigis endiselt imelikke nähtusi. Näiteks Hiinas leiti hiiglaslikud metalltorud, mis näivad olevat vanemad kui aeg, mil rauda veel leiutatud polnud. Lisaks sellele avastati neil ka peidetud püramiide, mis on vastuolus nende ajalooga. Ja leiti ka iidse linna varemed, mis üllatasid enamikku inimesi. Ja veelgi üllatavam on see, et nad leidsid ka väga ulatusliku koopasüsteemi, mis näib olevat inimese poolt tehtud. Ja need on vaid mõned Hiina kummalistest müsteeriumitest. Ja selles videos uurime veelgi mõningaid Hiina kõige salapärasemaid ja suurimaid iidseid ehitisi, mis on tänaseni ekspertidele mõistatuseks. Aga enne kui alustame, ära unusta sellele videole meeldimist panna. See on meie sisuloojate jaoks väga oluline. Suur tänu ja nüüd alustame. Ja meie number 1 on Dalongyu koopad. Enne aastat 1992 oli Hiina Zhejiangi provintsis asuva väikese Xi'an-Beikuni küla elanike elus juba ammu osa olnud üks eriline vaatepilt. Seal võis näha mitut suurt ruudukujulist järve, mis olid alati veega täidetud. Ja ükskõik mis aasta ajal need ei kuivanud kunagi ära. Selle tõttu nimetasid kohalikud neid põhjatud tiigid ehk järved, millel näis puuduvat põhi. Lisaks sellele on seal sees ka kalu, mis tõttu käivad kalurid seal sageli. Sellest hoolimata avas üks sündmus 1992 aasta suvel ühe suurima mõistatuse kaasaegses arheoloogias. Üks elanik püüdis ühest järvest väga suure kala, mis kaalus üle 30 naela. Ja tänu haruldasele saagile muutusid inimesed selles piirkonnas veelgi uudishimulikumaks. Nad otsustasid välja selgitada, kui sügav see järv tegelikult on. Seetõttu otsustasid nad vett välja pumbata ja 5-päevase pideva pumpamise järel hakkas veetase järk-järgult langema. Ja seal nägid nad midagi, mida nad ei osanud oodata. Nad leidsid järve põhjast allapoole viiva kivitrepi. Tundus, nagu oleks sügavustes peidus mingi struktuur. Selle tõttu jätkasid nad operatsiooni. Pärast 17 päeva kestnud lakkamatut vee väljapumpamist ilmus lõpuks päevavalgele üllatav tõde. See polnudki tavaline järv. Selle all olid tohutult suured koopad, mis oli selgelt inimese poolt tehtud. Ja selle tõttu kuivatasid nad veelgi rohkem teisi järvi. Ja seal avastasid nad veel 5 suurt koobast ja 19 väiksemat koobast. Ja iga peamine koobas oli suurusega 18–34 meetrit. Ja mõned neist ulatusid isegi 20 meetrini. Meetrit kõrguselt, siin võib näha ka sambaid, mis toetavad lage. Neil on korralik disain ja omapärane kuju, mis näib olevat hoolikalt läbimõeldud. Ja eksperdid olid veelgi rohkem hämmastunud, kui nad nägid seinte ja lae peal olevaid jälgi. Seal on näha tuhandeid peitlijälgi, mis näivad olevat tehtud ühtemoodi. Ja kui uudis levis üle kogu Hiina, hakkasid paljud inimesed kohe huvi tundma. Alguses arvasid mõned, et koopad võisid olla looduslikult tekkinud, kuid kui arheoloogid seda uurisid, sai selgeks, et see ei ole looduse loodud. Selle kujundus on liiga organiseeritud ja läbimõeldud. See erineb ka tavalistest iidsetest kaevandustest, karjääridest või tseremoniaalsetest koobastest, mida on leitud teistes riigi osades. Ja veel üks kummaline detail, mida nad märkasid, oli see, et igal koopal on ainult üks sissepääs. See sissepääs on ühendatud vertikaalse käiguga, mille kivisse on raiutud trepid. Selle kaudu pääseb vihm ja vesi sisse ülalt poolt. Ja seal on ka keeruline drenaažikanalite ja kaevude süsteem, mis toimivad veepüüdjatena, et kontrollida veevoolu. Ja see pole veel kõik. Koopad on paigutatud lõunast edelasse. Selle tõttu pääseb rohkem päikesevalgus sisse. Isegi seinte servad ei ole lihtsalt püstised. Need on veidi kaldu, et vähendada lae koormust ja vältida varingut. See näitab, et tegijatel oli sügavad inseneerialased teadmised. Ekspertide hinnangul on võimalik, et koopad kaevati ülalt alla. Ja nad eemaldasid kivi järk-järgult kihtide kaupa, kasutades erineva suurusega peitleid. Tegelikult leiti ühes koopas isegi mõned iidsed peitlid ja siin muutus kõik veelgi salapärasemaks. Seinad olevad jäljed on väga ühtlased ja peaaegu identsed, nagu oleks need teinud masin. Mõned uurijad on isegi märganud selle sarnasust tänapäevaste puurimisseadmete tekitatud mustritega. Ja kui võrrelda Dalongyu koobaste jälgi tänapäevaste masinate jälgedega, on nende sarnasus üllatav. Need näevad peaaegu identsed välja.
seetõttu küsivad mõned inimesed, kas on võimalik, et need inimesed kasutasid arenenud tehnoloogiat. Siiani pole ikka veel selget vastust, kes Longview koopad ehitas, millal need täpselt tehti ja mis oli kogu projekti tegelik eesmärk. Arheoloogid on seda juba aastakümneid uurinud, kuid paljud detailid on endiselt mõistatuslikud. Tegelikult on selle kohta väga vähe ajaloolist teavet. On olemas üks iidne luuletus 19. sajandist, mille kirjutas Wu Yu ja mis mainib seda kohta, kuid see ei selgita, kuidas või miks koopad ehitati. Sellest hoolimata leiti koobaste põrandalt ka glasuuritud savipotte. Analüüside kohaselt pärinevad need Lääne-Han dünastia ajast üle 2000 aasta tagasi. See viitab sellele, et koopad ise on veelgi vanemad kui need savipotid. Ja kui kõik koopad tehti käsitsi, kasutades vaid lihtsaid tööriistu, oleks selle projekti lõpetamine tõenäoliselt võtnud palju sajandeid. Kuna ehitise suurus on nii muljetavaldav, usuvad mõned eksperdid, et selle rahastajaks võis olla kas keiser või võimas valitsus. Aga kui see on tõsi, siis miks pole selle kohta ajaloos peaaegu mingit teavet? Ja üks Longview koobaste suurimaid mõistatusi on jäljed seintel. Teadlased märkasid, et peaaegu kõik graveeringud on ühesugused ja paigutatud täpselt 60-kraadise nurga alla. Seda oleks väga raske teha, kui kasutada ainult käsitööriistu. Lisaks arvutuste põhjal tuli kogu koopasüsteemi loomiseks eemaldada miljoneid kuupmeetreid kivi. Liivakivi kaalub samuti umbes 3 tonni kuupmeetri kohta, seega kogu välja kaevatud kivi kaal ulatub miljonite tonnideni. Kuid siin on veel üllatavam fakt. Ümbruskonnast ei leitud ühtegi suurt kivihunnikut. Pole jälgi endistest töölislaagritest. Pole iidseid külasid, kus töölised oleksid võinud elada. Pole selget tõendit selle kohta, kuhu viidi tohutu kogus koobastest eemaldatud kive. Nii suure projekti puhul oleks pidanud jääma mingeid jälgi. Kuid siiani näib, et kõik need tõendid on justkui õhku haihtunud. Ja Longview koopad pole ainus sellist tüüpi mõistatus. Hiina erinevates osades on veel teisigi iidseid koopaid ja maa-aluseid rajatisi, mis näitavad muljetavaldavat inseneritööd. Seetõttu muutub küsimus veelgi põletavamaks. Kui arenenud olid mõned iidsetest tsivilisatsioonidest, kes kunagi selles piirkonnas elasid? Aja jooksul on tekkinud palju teooriaid. Mõned ütlevad, et see oli iidne karjäär. Teised usuvad, et see oli maa-alune laoruum. On ka neid, kes arvavad, et see võis olla munkade või erilise kogukonna paik. Kuid praegu pole veel piisavalt tõendeid, et ühtegi neist teooriatest lõplikult tõestada või ümber lükata. Ja nagu Longview koopad, üllatab järgmine meie nimekirjas sind kindlasti veelgi rohkem. Järgmisena ja teisel kohal on Yangshani karjäär. Hiina Nanjingi linna lähedal asub iidne paik, mis siiani valmistab suurt peamurdmist nii ajaloolastele kui inseneridele. See on Yangshani karjäär. Esmapilgul näeb see välja nagu tavaline vana kivikarjäär, kuid kui lähemalt vaadata, siis näed, mis siia on jäänud ja saad aru, et see pole sugugi tavaline koht. Sajandeid on siit võetud kive, mida kasutati Nanjingi suurte hoonete ja monumentide ehitamiseks. Kuid siit on leitud midagi kummalist. Siit leiti hiiglaslik kivist steel, mis jäeti maha Yongle keisri ajal, 15. sajandi alguses. Aastal 1405 andis Yongle keiser käsu ehitada tohutu monument Ming Shaolingi mausoleumi jaoks, mis on tema isa hauapaik. Plaani kohaselt pidi see jagunema 3 osaks. Esimene osa oli suur alus. Teiseks steeli keha ja 3. selle pea, kuhu pidi tulema draakoni kujundus. Kui eksperdid seda nägid, mõistsid nad, et on suur probleem. Kuidas sellist suurt kivi Yangshanist Ming Shaolingi viia ja kuidas nad selle korralikult püsti paneksid? Lõpuks sai vastus selgeks, nad ei suutnud seda teha. Seetõttu jäeti see pooleli. Seetõttu jäeti projekt sinna paika ja siiani on need 3 hiiglaslikku tütti karjääris alles. Stiili alus oli lihtsalt liiga suur. See on 99,6 jalga pikk, 43 jalga paks ja 52 jalga kõrge. Selle hinnanguline kaal on 16 250 tonni. Seetõttu peavad mõned seda maailma suurimaks inimese poolt lõigatud kiviks. Et mõista, kui raske see on, kujuta seda ette. See on üle 13 korra raskem kui üks suurimaid teadaolevaid megaliitblokke Baalbekis, Liibanonis, mis kaalub umbes 1200 tonni. Kui see oleks püstitatud, oleks selle kõrgus ulatunud 162 jalani. Selle laius on 35 jalga, paksus 14 jalga ja kaal 8799 tonni. Kas steeli pea pole sugugi tavaline?
selle kõrgus on 35 jalga, laius 67 jalga, paksus 28 jalga ja kaal 6118 tonni. Mõelgem nüüd, et isegi tänapäeval, kasutades kraanasid, veoautosid ja raskeid masinaid, on 16 000 tonnise ploki liigutamine peaaegu võimatu. Seega on loomulik, et inimestel tekib küsimus. Mida teadsid tollased iidsed töölised? Millist meetodit või tehnoloogiat neil oli, et proovida sellist hiiglasnikku kivi valmistada? Kuid Yangshani karjääri ainus mõistatus pole lõpetamatas teel. Selle ümber võib näha kõrgeid ja siledaid kiviseinu. See tähendab, et miljoneid tonne kive on juba ammu eemaldatud. Veelgi kummalisem on see, et see ei näe välja nagu tavaline kaevandamismeetod. See pole lihtsalt auk või mäe juhuslik lõikamine. On osi, mis on väga sirged, väga puhtad ja näivad olevat hoolikalt planeeritud ja mõne suure kivi all on ruudukujulised augud. Võimalik, et need tehti selleks, et kive tõsta või liigutada. Aga lõigete täpsus ja mõnede pindade siledus näitavad oskust, mida on raske seletada, kui kasutati vaid lihtsaid tööriistu. Mõledel hiiglaslikel kividel on sirged sooned, mis näivad olevat tehtud kellegi poolt, kes oskab kivi väga hästi kontrollida. Nagu nad teaksid, kuidas mäge vormida. Just kui nad nikerdaksid lihtsalt puitu. On ka neid, kes ütlevad, et pinna väga vana välimus võib olla märk sellest, et see koht on tavapärasest hinnangust palju vanem. Kompleksi teistes osades on kivisse raiutud ruudukujulised õõnsused. Nende nurgad on peaaegu 90 kraadi. Kui kasutati ainult pronksist tööriistu, on väga raske ette kujutada, kuidas nad suutsid teha nii täpseid lõikeid. Mõnel ehitisel on ka kummalisi suuri nuppe või väljaulatuvaid osi, mis lisavad paiga müstilisust. Ja nagu paljudele iidsetele projektidele on ka Yangshani karjääriga seotud tume lugu. Kohaliku legendi järgi pidid siin töötanud töölised iga päev valmis tegema kindla koguse purustatud kive. Väidetavalt, kui nad ei suutnud peita 33 sengi purustatud kivide normi, võidi neid karistada. On isegi lugusid, et mõned tapeti kohe, kui nad läbi kukkusid. Töö äärmise raskuse, haiguste ja väsimuse tõttu suri seal väidetavalt palju inimesi. Seetõttu nimetati üht lähedal asuvat küla Fentuks, mis tähendab hauaküngast või matmispaika. Siiani on see vaikne meeldetuletus raskusest, mille maksid inimesed, kes töötasid karjääris. Aga isegi kui on lugusid tööliste kohta, jääb suurim mõistatus alles. Küsimus on, kuidas nad neid kive liigutasid. Ja kui mõned kivid suudeti tol ajal liigutada, kuidas nad seda tegid? Ja kui see sind juba üllatas, siis siin üllatud veelgi rohkem. Number 3 on Huashani koopad. Kui Longyu koopad on juba piisavalt suured mõistatused, siis selgub, et see pole ainus. Aastal 2000 korjas üks talunik mäenõlval puid, kui ta kogemata kukkus väga suurde koopasse. 10 aastaid kasutasid kohalikud elanikud sama teed, kuid kummalisel kombel ei olnud keegi enne seda õnnetust seda suurt õõnsust avastanud. Kui uudis levis, jõudis see kohe küla vanema ja kohaliku omavalitsuseni. Sealt algas piirkonnas ulatuslikum uuring. Ja nende avastus ei olnud ainult üks koobas. Selgus, et Lillemäe all on peidus veel 36 tehiskrotti, mis ulatuvad peaaegu 5 kilomeetrini. Neid peetakse mõneks suurimaks iidseks maa-aluseks rajatiseks Hiinas. Hinnanguliselt eemaldati krottide rajamiseks vähemalt 100 000 tonni kive. Kuid nagu Longyu koopad on siin üks suur probleem. Eemaldatud kivide kuhjasid ei leitud kusagilt. Veelgi üllatavam on see, et Huaxiani lähedal on veel üks koht, kus on samuti 36 krotti, mis on peaaegu samamoodi tehtud. See tähendab, et on võimalik, et selliseid koopasüsteeme on veel palju peidus ja avastamata. Praegu on avalikkusele avatud vaid 3 krotti. Need on krott 24 ja krott 35. Enamik neist on endiselt täielikult uurimata. Krott 2, mida tuntakse ka kui Huangshi koobas, on väga suure avasaaliga. See ulatub 140 meetri pikkuseks ja hõlmab üle 1 aakri. Sellel on 2 tasandit, kuid alumistasandit ei ole veel täielikult välja kaevatud. Selle peasaal on nii avar, et sinna mahub väidetavalt isegi auto sisse sõitma. Kuid erinevalt kaasaegsetest tunnelitest, mille paigutus on ühtlane ja planeeritud, on Huangshi krotil omapärane ülesehitus. Seal on toad ja sambad, mis tunduvad olevat paigutatud juhuslikult. Kuid isegi kui see nii välja näeb, on selge, et see ei ole loomulik. Seinte peal on endiselt näha tööriistajälgi. On sambaid, mis on erineva kuju ja suurusega. Seal on sügavad basseinid, kus on alati vett. See vesi on mineraalide rikas, kuid kummaline on see, et seal pole ühtegi kala. Tavaliselt on lae kõrgus umbes 4 meetrit.
sees on aastaringselt jahe ainult umbes 15 kraadi Celsiuse järgi. Seetõttu on see suvel nagu loomulik pelgupaik kuumuse eest. Sees võib mõnikord näha külma udu, mis meenutab õhukest tilve ja roomab mööda koopapõrandat. Teise groti kaevamisel leiti sealt portselantaldrikute tükke ja mõned rauast tööriistad. Aga need tööriistad olid väikesed, peaaegu riisikausi suurused. Seetõttu on raske uskuda, et just neid kasutati nii suurte grottide tegemiseks. Tõenäolisem on, et keegi avastas koopat hilisemal ajal, tõi sinna tööriistu ja kasutas seda kohta puhkepaigana või eraldumispaigana. Aga veelgi üllatavam on see, et teisest grotist leiti ka dinosauruste jalajälgi. Need pärinevad hinnanguliselt 65 kuni 120 miljonit aastat tagasi. Seal on ka kivist tulnud puidufossiil, mille vanuseks hinnatakse umbes 150 miljonit aastat. Grott 35, mida nimetatakse ka maa-aluseks paleeks, muudab selle müsteeriumi veelgi sügavamaks. See ulatub 170 meetri pikkuseks ja selle pindala on üle 3 aakri. Hinnanguliselt on sellest koopast eemaldatud umbes 50 000 kuupmeetrit kivi. Sellest piisaks, et täita 15 olümpiasuuruses ujumisbasseini. Selle sees on suur saal, basseinid, sambad ja erineva suurusega ruumid mõlemal pool. Selle kõige madalamat osa nimetatakse selge veebasseiniks. Omapärane on see, et see bassein asub 2 meetrit madalamal kui lähedal asuv Sinani jõgi. Kui see oleks jõega ühendatud, peaks vee tase olema sama, aga nii see ei ole. See tähendab, et koopas sees võib veeallikas olla kusagil mujal. Ja see pole ka tavaline vesi, sest selle mineraalisisaldus on kõrge ja koostis erineb jõe mageveest. Sissepääsu lähedal on 2 korrusega haakujuline kivist ehitis, mis pakub külastajatele suurepärast vaadet kogu koopale. Kui sa sealt vaatad, näed sa koha suurust, sammaste omapärast kuju ja koopas valitsevat ebatavalist õhkkonda. Laed, seinad ja sambad näivad olevat erineva kujundusega. Mõned osad tunduvad loomulikud, teised aga selgelt inimkätega tehtud. Tänu sisemisele valgustusele tundub, nagu oleksid sisenenud teise maailma. Seal on ka kõrguste vahe, mis ulatub kuni 20 meetrini. See muudab kogu koha veelgi erilisemaks. Grott 2 ja grott 35L on kaldlaed, mille kalle on 45 kraadi. Imetlusväärne on see, et selle nurk vastab täpselt Lillemäe kaldele. See tähendab, et tegijad ei kaevanud seda lihtsalt suvaliselt. Nad teadsid, kuidas järgida mäekuju ja hoida koopas sees stabiilsust. Huashani grotod on hästi ehitatud ja neil on hea ventilatsioon. Sees pole peaaegu üldse kaja, mistõttu mõned ütlevad, et see koht sobib hästi meditatsiooniks. Kogu grotodes võib näha erinevaid tööriistajälgi. Tundub, et tegijad proovisid erinevaid tööriistu, kui nad kivi vormisid. On jälgi, mida mõned võrdlevad Longyu koobaste, Yangshani karjääri, Baalbek Petra ja isegi Türgi koopastruktuuridega. Kuna mõned mustrid on sarnased, usuvad mõned, et võib-olla kasutati neis kohtades ühesugust teadmisi või tehnoloogiat. Mõned ütlevad ka, et tööriista jäljed mõnes osas sarnanevad tänapäevaste masinate jälgedega. Seetõttu tekkis julgem teooria, et need võisid olla loodud kadunud iidse tsivilisatsiooni poolt, kellel oli arenenumad masinad, kui me arvame. Kuid peavooluteadlased seda ei tunnista. Enamiku jaoks neist on turvalisem seletada grotode tekkimist kui iidsete tööliste loomingut, kasutades nende aja tuntud tööriistu. Siiski, isegi lihtsam seletus jätab palju küsimusi vastuseta. Grott 24 on veelgi kummalisem. Sellel on 4 korrust, kuid 3 neist on vee all. Ainult kõige ülemine korrus on järve pinnal. Sinna jõudmiseks tuleb paadiga sõita. Igal korrusel on 6 hiiglaslikku sammast. See tähendab, et kokku on 24 sammast. Siinsed sambad on rohkem ristkülikukujulised ja ühtlasemad kui teistes grottodes. Iga sammas on nii suur, et selle ümber hoidmiseks on vaja vähemalt 4 inimest, kes kätest kinni hoiavad. Sambad ja talad on joondatud vastavalt mäenõlvale. Seetõttu on lae kõrgus erinev ja siin tekib veelgi rohkem küsimusi. Miks tehti grotod mitme korrusega? Miks on sees tehislikud basseinid? Kuhu viidi kõik eemaldatud kivid? Kuidas nad neid lõikasid? Kuidas nad need välja viisid? Ja miks pole sees peaaegu ühtegi jälge tulest? Ainult ühel sambal on tõrviku suitsu jälgi. Teised on puhtad, just kui inimesed poleks sees õlilampe ega tõrvikuid kasutanud. Kui see on karjäär, siis kuidas kaevasid iidsed töölised pimedas? Ja kui nad tahtsid kivi, miks nad kaevasid just siin, mäe sees? Miks nad ei võtnud liivakivi lihtsalt avakarjäärist mäe peal? Lisaks sellele pole ka siinset liivakivi kvaliteet eriti kõrge.
see ei ühti ka kividega, mida kasutati lähedal asuvates arheoloogilistes paikades. Seetõttu on raske öelda, et see on lihtsalt tavaline karjäär. Mõned ütlevad, et need grotod olid hoopis matmispaigad, aga siit pole leitud hauakambreid, matmisobjekte ega selgeid matuseesemeid. Ja Hiina kultuuris peetakse vett hauakambris suureks probleemiks. On öeldud ka, et see võib olla lihtsalt hoiuruum, kuid kuna sees on niiske ja külm, ei ole seega ideaalne koht toidu, esemete või väärtuslike asjade hoidmiseks. Teine teooria on, et seda võidi kasutada sõdurite majutamiseks. Ajaloolised allikad ütlevad, et piirkonna lähedal kogunesid väed. Aga kui see oli mõeldud ainult sõduritele, siis miks kulutada nii palju aega ja jõudu sellise maa-aluse kompleksi ehitamiseks? Kuidas nad seal süüa teeksid? Kus nad sööksid? Kuidas nad liiguksid kohas, kus on vähe valgust ja kuivi alasid? Ja kui sissepääs on ainult üks, kas siis poleks neid lihtne lõksu püüda, kui keegi ründaks? Seetõttu on Huashani koopad tänaseni mõistatus. Selle suurus, tehtud tööhulk, kaevatud kivide kadumine ja tõsiasi, et see jäi varjatuks kuni aastani 2000. Kõike seda on raske eirata. On neid, kes usuvad, et Huashani koopad koos Longyue koobaste, Yangshani karjääri, Baalbeki, Petra ja teiste iidsete paikadega võivad olla jäljed kadunud tsivilisatsioonist, mille tehnoloogiat me veel täielikult ei mõista. Aga kui Hiinas tõesti oli selline tsivilisatsioon, kas selle kohta on tõendeid? Vaatame seda. Aastal 1996 avastasid arheoloogid midagi, mis avas võimaluse, et Hiinas võis olla veelgi vanem tsivilisatsioon, kui me seni arvasime. Ja nüüd jõuamegi 4. punktini. Tabaigongi torud. See on tõend, et Hiinas oli juba iidne tsivilisatsioon olemas. Aastal 1996 avastati Hiinas Baigongi mäe lähedal kummalisi torusid. Need torud on erineva suurusega, alates peaaegu hambatiku jämedusest kuni mitme tolli laiusteni. Kuna need on otse kivide sisse mattunud, tekkis kohe küsimus, kas need on looduslikud või inimese tehtud. Torud sattusid tähelepanu keskpunkti pärast seda, kui ilmusid teated, et need võivad olla üle 5000 aasta vanad. Kui see on tõsi, on need vanemad kui tuntud rauasulatamise ajastu Hiinas. Mõned teadlased on leidnud roostest torusid ka piirkonna koobastes. Mõned neist näivad olevat ühendatud mäe- ja maa-alusega, mis on viinud teooriateni, et need olid osa iidsest veesüsteemist. Müsteerium süvenes veelgi, kui Tosooni järve lähedalt leiti veel torusid. Mõned neist on järve all maetud, samas kui teised ulatuvad veepinnale. Kuid kui neid põhjalikumalt uuriti, ilmnes palju lihtsam seletus. Li Xiaolini ja teiste teadlaste uuringute kohaselt ei pruugi need üldse torud olla, vaid hoopis kivistunud juured ehk iidsete puude juured, mis on väga pika aja jooksul mineraalidega asendunud. Aastal 2003 leidsid teadlased ka orgaanilisi ühendeid ja kasvurõngaid, mis toetavad seda teooriat. Siiski ei kadunud müsteerium täielikult. Aastal 2007 teatati, et mõnes toru osas esineb ebatavalist radioaktiivsust. Siiani usuvad enamik teadlasi, et Baigongi torud on lihtsalt looduslikud moodustised, kuid nende päritolu kohta jäävad mõned üksikasjad endiselt mõistatuseks. Number 5. Suur valge püramiid. Xi'ani ümbruses Hiinas arvatakse olevat sadu iidseid püramiide, mis on laiali laotatud üle suure tasandiku. Paljude aastate jooksul ei teadnud lääs nende kohta peaaegu midagi. See muutus alles aastal 1912, kui mõned Ameerika rändurid dokumenteerisid oma tähelepanekud Hiina püramiidide kohta. Kuid kõige vastuolulisem lugu algas aastal 1945. Kui ta lendas Hiinast Indiasse, teatas Ameerika piloot James Gaussman, et nägi tohutut valget püramiidi, mille kõrgus oli hinnanguliselt umbes 300 meetrit. Tema sõnul oli selle tipus justkui kristallist ese. 2 aastat hiljem ilmus veel üks raport kolonel Mauricilt, mis tegi niinimetatud suure valge püramiidi legendi veelgi kuulsamaks. Mõne jutu järgi võib see olla isegi 2 korda suurem kui Giza suur püramiid. Aga on üks probleem. Siiani pole leitud ühtegi püramiidi, mis täpselt nendele kirjeldustele vastaks. On teadlasi, kes usuvad, et võib-olla oli tegemist lihtsalt eksitusega ja piloodid nägid tegelikult Hiina esimese keisri Qin Shi Huangi mausoleumi. Kuid ka see seletus ei ühti täielikult. Samal ajal pole paljusid Hiina püramiide endiselt täielikult välja kaevatud.
Hiina võimude sõnul soovivad nad oodata arenenumat tehnoloogiat, et vältida nende struktuuride võimalikku sisu kahjustamist. Seetõttu jääb palju nende saladusi endiselt varjatuks. Veelgi huvitavamaks muutis teema iidse Shu kuningriigi avastamine. Tsivilisatsioon, mis näitas, et Hiina iidse ajaloo kohta on meil veel palju teadmata. Enamik püramiide on valmistatud savitellistest ning on tuhandete aastate jooksul rohu ja puudega kaetud. Kaugelt vaadates näevad need sageli välja nagu tavalised künkad. Aastal 2000 ütlesid mõned Hiina ametnikud, et ainult Xi'ani ümbruses on umbes 40 püramiidi. Ja nagu paljud teisedki maailma püramiidid, on ka paljud neist hoolikalt joondatud ilmakaarte järgi. Üks piirkonna tähtsamaid avastusi toimus 1974 aastal, kui 2 talunikku avastasid juhuslikult terrakota sõdalaste armee. Tuhanded sõdalaste kujud leiti Qin Shi Huangi hauast, mis tõestab, kui ulatuslikud ja muljetavaldavad olid Hiina iidsed projektid. Siiani ei ole keisri hauda täielikult välja kaevatud. Seetõttu usuvad paljud arheoloogid, et Hiina püramiidide ja mausoleumide all on veel palju saladusi peidus. Ja võib-olla on need avastused, mille oleme täna leidnud, alles suurema loo algus, mis ootab veel paljastamist.